täna me lähme ühe Where Nexti Adventure'i peale. So me ei tea üldse praegu, kuhu Where me lähme. Next Adventure, mis see eesti keeles on? Guess where, actually. Kuhu järgmiseks? Guess where, kuhu järgmiseks? Where. Guess where trips. Kuhu järgmiseks? Tere taas Torontost. Ühel kevadiselt päikselisel talvepäeval, kui lund oli täpselt nii palju, võtsime ette seikluse Guess where. Mis selle, kui see läbitud on? Kas sellel Well, sest mõned kohad, ma arvan võib-olla, ma ei tea üldse, kuhu me lähme. Me lähme linnast välja, ma tean seda, sest see ütleb, et on nagu 3 tundi sõita päeva jooksul. Või 3,5 or something, so anyways. Aga mis lõpptulemus on? Me teeme asjad, ilusad, armsad asjad. Kas auhindagas? Ei, ainult meil on tore päev. Create new memories and get inspired to explore more of our beautiful country. Drive safe, the Guess Where Trips team. See on täitsa talv. Okay, so here we go. Open before we go. Okay, your travel details. Open me before you go. Ma ei saa seda lahti ilusti. Esimene probleem. Sa siis kräämisi ei saa teha. Okay, whatever. Before you go, võib-olla me oleks pidanud eile uurima see ümbriks, see ütleb... Open me before you go. I know, but I thought that meant like on the day of. Sest praegu see ütleb like what to pack, a vehicle with gas, pack for the weather. Okay. Gas, I don't have gas. Okay, novembri kuni detsembri. Oh yeah, so Pickeringist on nagu 4 tundi sõita. Okay, first stop, here we go. A festive family farm. Esimene sihtkoht oli Ellioti Tree Farm või siis puutalu või puufarm. Ehk talu, mille peamiseks või vähemalt üheks oluliseks sissetulekuallikaks on jõulukuuskede müümine ilmselgelt jõuluajal. And there's a Miller's Meat food truck. See on, mis hobustega juhtub. Hey! Try their pea meal bacon or sausage for breakfast, or if you're more in the mood, the burger is the best. Okay, so that's where we're going. Kui farmi jõudsime, leidsime ees toredu üllatuse, autode järjekorra. Mulle meenus Eesti film, oli vist Keskiga, kus seltskond sõitis ühe tol hetkel kuulsa nõia Nigula juurde oma ootuste ja lootustega ja terve film sellest oligi. Ja kui nad siis filmi lõpus kohale jõudsid, leidsid nad ees tohutu hulga autosid ja neile anti järjekorra number, see oli midagi 1300 või midagi sellist. Meie olime umbes 20. ja järjekord liikus tegelikult väga kiiresti. Ideaalis külastatakse seda kohta rohke lumega ja tehakse ilusaid, romantilisi, lumiseid pilte. Astusime mööda rohelisi väljasid, kus kasvasid tõesti kuusepuud või vähemalt midagi sarnast. Ja vaatamata sellele, et kuu aega oli jõuludeni, oli päris palju neid, kes juba oma autokatusele jõulupuud sidusid. Kui meie traditsioon on see, et ostame RMK-lt kuuseraie loa ja läheme perega metsa ning toome kuuse, siis siinne traditsioon on perega tulla just Tree Farmidesse ja leida siit endale sobiv puu ja vaieldamatult saab siit kergema vaevaga leida väga ilusa puu, mis ilusasti võrku pakitakse, et sul oleks mõnus puu autosse pista või autokatusele siduda. Ellioti Tree Farmi üks juhtlausid on see, et nad istutavad iga maha võetud puu asemel 2 uut. Tundub mõistlik mõte. Väga vahva koht, kus oli mõeldud ka sellele, kui kõht tühjaks läheb. Me küll väga palju vaeva seal ei näinud ja kuuska ei võtnud, aga keha tuli ikka kinnitada. Second stop.
A holiday postcard-worthy view. Hockley Valley Farm. Sleigh bells ring, are you listening? Esimene punkt vaadatud, kuid üks Tree Farm ootas meid veel ees, kus saime rohkem näha seda kuuse otsimise langetamise võlu. Seiklus Quesware juhatas meid järgmiseks Hockley Valley Farmi, mis pakub samuti võimalust endale tore jõulupuu koju viia. Nii nagu ka Ellioti farmis on loomulikult olulisel kohal siingi hobused ja saime meiegi aisakellade saatel küll mitte saaniga, aga vankriga ringi sõita. Hockley Valley Farm oli Johannese jaoks lausa õnne koht, sellepärast, et ta nägi oma lemmikautot ja lemmikkoera. Kuusepuude vahele sõitsime juba traktori kastis. Vanaaegne laua jalgpall. Third stop, choose your own adventure, Malmer Township. Edasi viis meie tee Malmerisse ja kõigepealt jäi teele Dufferini muuseum, kuhu jõudsime küll 10 minutit enne sulgemist, seega saime sealt vaid läbi kapata. Vana punase katusega laut, nii nad seda muuseumi kutsuvad, avati 1994. aastal. Ontario küüni või lauda stiil valiti ka sisu edasi andmisel selleks, et see kajastaks piirkonna maaelu ja põllumajanduspärandit. Muuseum rajati ja töötab suuresti tänu eraannetustele. Muuseumisse on püütud siis koondada kohaliku eluolu kajastav materjal, alustades kodudest ja lõpetades oluliste inimeste pärandiga. Hotelli, väga tore koht, ise tehtud, ise ehitatud. Hotelli moodi ta väga välja ei näe, aga see on vist, kas see on salahotell või? Te võite magada siin ka $1 õhtu.
Discover and Explore, Creemore. So see on üks koht, ma võin lugeda hiljem, kui me oleme kuskil soojemas kohas. Ma arvan, see on ilus väike linnukene. Edasi viis meid tee Greenwoodi, kus sai imetleda imearmast palkmajakest ja Põhja-Ameerika väiksemat vanglat. Siis esimene koht, kus me lähme, on üks väike armas log cabin puust. See ütleb, et see on väga Instagrammable, so siis on kindlasti hea pildiokohad. Creemorlased ütlevad oma külakese kohta, meil on küla, millel on suurim süda ja väikseim vangla. Põhja-Ameerika kõige väiksema vangla osas ollakse tegelikult veidi eri meelt eri paikades. Mitmed Ontario paigad tahavad selle au endale võtta. Tweed, Creemore, Cocobonk, Providence Bay, Rodney. Kõik imeväikesed 2-3 kambriga vanglakesed. Mõni on arvanud, et üks vangla on väljast väiksem ja teine on võib-olla seest väiksem. Igal juhul ühele meelel pole jõutud. Creemorlased ütlevad, et kindlasti on nendel kõige väiksem vangla Põhja-Ameerikas, sest nii on lihtsalt nende vangla ees olevale sildile kirjutatud. Creemore tutvustab enda vanglat turistidele igal juhul kõige väiksemana. Creemori vangla ehitati 1892. aastal ja selle ehituseks kulus $425. Umbes 15 korda 20 jalga suur majake suleti vanglana 1940-ndatel, turistidele avati see 1970-ndatel. Kohe vangla kõrval on teine vaatamisväärsus, imearmas väike palkmajakene. Maja ehitati 1870. aastal Henry Mattersi poolt $250 eest. 2006. aastal annetati maja kohalikule omavalitsusele ja see toodi Clairviewst just sellesse paika, kus ta praegu seisab. Maja taga sai tehtud mõned toredad Instagrami fotod ja oligi meie päevavalgel aeg otsa saanud. Jäi üle tutvuda aina jõululisema linnakese poodidega palistatud tänavat ja otsida söögikohta, mis ei olnudki nii lihtne, sest Toronto lasi sel ajal viirusohu tõttu lihtsalt sööma ei lastud. Aga mida ta teeb? Kui ma panen peale, ütleb järsku, et see on nagu elektri, tead, see dimmer. Pühkisime linnakese tolmu jalgelt ja sõitsime Perrysse, kus sõime pitsat ja imetlesime vahvaid jõuluvalgustusi Simcoe järve kaldal. See oli meie Questware seiklus ja tekkis küsimus, huvitav, kas Hiiumaa turismiarendajad ei ole keegi midagi sarnast välja mõtelnud, kus turist saab osta paketi, kinnised ümbrikud või mis iganes moel ja neid avades saab järjest juhitud ilusatesse, toredatesse paikadesse üle Hiiumaa. Kelle ettevõtlikust on, teeme ära!